Hei, tule valmista täna koos minuga Kirjut koera. Alustuseks purustame mõned küpsised sellesse potti. Nüüd, kui küpsised on purustatud, selle sõnaga otsesemas mõttes mitte riivitud ega pulbriks tehtud, vaid lihtsalt purustatud, siis ma lisan meile ka natukene kakaod. Nii, umbes paar lusikat. Segan selle segamini. Ja siis tükeldan ka mõned marmelaadid siia küpsiste hulka. Üks pakk marmelaadi sai siia küpsiste juurde tükeldatud, aga kuna mul on kodus veel mõned marmelaadikommid, siis ma otsustasin, et ma tükeldan ka need kommid siia samma küpsisse puru hulka. Nüüd, kui on marmelaadid ja küpsised ilusti segamini, siis võtame umbes täpselt pool pakki võid. Ja sulatame selle või pliidil. Nüüd, kui või on sulanud, siis avame kondentspiimapurgi ja segame selle kondentspiima siia või hulka. Kondentspiima segame ilusti võiga segamini, et ta kohe oleks hästi segi. Ja nüüd kallame selle kondentspiima siia küpsise puru peale. Ja segame nüüd selle kondentspiima ja või segu ilusti küpsise puruga segamini. Juhtumisi on mul küpsetuspaber kodus otsa saanud, aga küllap kõlbab ka toidukile, vähemalt ma arvan nii. Ja kummutame selle Kirju koera siis siia kile peale.
Nii, ja selline näeb välja minu kilesse pakendatud kirjukoer, mis läheb nüüd külmkappi tähenema. Minu kirjukoer on nüüd mõned toredad tunnid tähenenud külmkapis ja nüüd on aeg kirjukoer avada ja kilesest vabastada. Vot selline kena kirjukoer tuli. Fantastiline. Vaadake vaid, kui kena ta välja näeb. Ilusti kenasti, väga hästi on ära tähenenud. Ja nüüd on aeg maha võtta, lubada enesele üks suur tass kohvi ja nautida kohvitassi seltsis kirjut koera. See kirjukoer on lihtsalt võrratu.